Nüüd katsetame erinevaid heli lisamise võimalusi. Videoklippidel on heli üldjuhul kaasas. Seda näitab klipi peal olev helimärk. Siin on kuulda koera haukumist. Helinupult saab muuta heli tugevust ja vajadusel klipi heli eemaldada. Alustuseks impordime helifailid. Teie meediumid, impordi meedium ja minul on failid arvutis. Kui sul endal helifaile ei ole, siis otsi helisid sisuteegist. Siin on nii muusikat kui heliefekte. Mina valin siit ühe heli. Heli tuleb lisades ajajoonele selle koha peale, kus on ajajoone kursor. Helifaile ja heliefekte saad alla laadida ka Pixabay lehelt. Siin on muusika ja siin on heliefektid. Trüki otsingusõna. Mina otsin linnulaulu. Ja kui leiad sobiva, siis laadi alla. Fail läheb allalaaditud failide kausta. Sealt saab selle oma videoprojekti kausta ringi tõsta. Lisan linnulaulu linnuklipi juurde. Ja kuna linnulaul on lühike, siis dubleerin seda. Siin oli kuulda, et muusika käib linnulaulust üle. Lõikame muusikast selle koha pealt, kust linnuke laulab, tüki välja. Panen ajajoone kursori paika, klikin käärid, lohistan ajajoone kursori linnulaulu lõppu ja klikin uuesti käärid ja selle osa kustutan. Delete. Kuulame nüüd. Ka heliklippidele saab määrata sujuva sissetuleku ja väljamineku.
see käib sulata nupult. Hajutan sisse. Ja hajutan välja. Ja sellele klipile ka hajutan sisse. Ja hajutan välja. Katsetame. Katsetame ka heli salvestamist. Salvestage ja looge. Heli. Siit saab valida mikrofoni. Vajuta salvesta nuppu ja alusta rääkimist. Kevadel on karjalaskepäev. Ja lõpetuseks salvesta ja redigeeri, aga enne saab veel eelvaadet kuulata. Kevadel on karjalaskepäev. Kui salvestis ei tulnud välja, saad selle teha uuesti. Aga mulle sobib salvesta ja redigeeri. See heli tuli mul pisut vale koha peale. Ilmselt minu ajajoone kursor oli siin, nii et lohistan ta õigesse kohta. Ja katsetame ka tekstist kõneks funktsiooni. Salvestage ja looge tekst kõneks. Siia sisesta tekst, mida soovid kõneks muuta. Vali keel, hääl. Ja vajadusel muuda ka hääle kõrgust ja tempot. Siin on eelvaate versioon. 1. aprillil tähistatakse karjalaskepäeva. See on traditsiooniline Eesti püha, mis tähistab kevade algust, kui kariloomad lastakse esimest korda karjamaale. Sellega kaasnevad mitmesugused rituaalid, et tagada loomade heaolu ja kaitse kogu suve jooksul, hoida. Teen siin väikse muudatuse. Kirjutan esimesel. Esimesel aprillil tähistatakse karjalaskepäeva. See on traditsiooniline. Ja kui kõne sobib, siis salvesta. Loodud kõne tuli ajajoone kursori juurde. Kevadel on karjalaskepäev. Oli kuulda, et taustaheli käib räägitud tekstist üle, nii et teeme selle taustaheli. Märgistan selle osa ka. Tunduvalt vaiksemaks. Heli. Ja siin on heli tugevus. Lohistasin selle praegu 5% peale. Ja katsetame uuesti. Kevadel on karjalaskepäev.
1. aprillil tähistatakse karjalaskepäeva, see on traditsiooni. Nüüd on tulemus tunduvalt parem. Ja siin on näha, et heliklipp on pikem kui meie video, nii et kärbime lõppu ära ehk lohistame heliklippi lõpust sissepoole. Vaatame, kas sulatamine jäi alles. Jäi küll, jah. Ja vaatame üle lõpptulemuse. Kevadel on karjalaskepäev. Esimesel aprillil tähistatakse karjalaskepäeva, see on traditsiooniline Eesti püha, mis tähistab kevade algust, kui kariloomad lastakse esimest korda karjamaale. Sellega kaasnevad mitmesugused rituaalid, et tagada loomade heaolu ja kaitse kogu suve jooksul, hoida hundid eemal ja tagada karja koos püsimine. Näiteks antakse loomadele leiba, mis on hoitud jõuludest või vastlapäevast.